Nii, volikogu, alustame oma volikogu istungiga. Praegu läks ka volikogu istung otse eetrisse Facebooki valla kodulehele. Alustame sellega, et teeme volikogu liikmed kohaloleku kontrolli ja teeme ühe siis hääletuse, et palun kõigil siis hääletada jah sõna anda, see on siis sealt chatist, jah. Nii, oota, mis meil siin on? Ma ei leia, Piret. Mina ei leia ka. Seekord ei ole. Mul ka seekord ei ole jälle. Aga teeme siis niimoodi, et anname kõik volikogu liikmed käega märku. See on reaction sealt ja reaction sealt on yes nupp ka. Et paneme ikka reaction sealt yes nuppu kõik volikogu liikmed ja ärme käega märku anname. Nii, 13. 14 on hääletanud, ei, 13 nüüd, kes siin on hääletamata. Kas keegi ei saa meil hääletada, vaatame üle. Oleg on puudu. Mis meil on siin? Nii, Margus, pane mitte kätte ära tõsta, vaid pane see reaction sealt roheline linnuke, yes. Margus, leiad üles? Oleg, sa ei saa hääletada või mis sinuga toimub? Saan küll, ma juba 2 korda panin seda, yes. 2 korda paned, las ta jääb sisse. Kas teile ei tule sinna ette? Nii, Oleg on sees. Ilus. Huvitav, Margusel on ära kadunud jälle. Kes Margus see on nüüd? Kraavi Margus või? Et ma nagu panin korraks, aga ma panen uuesti. Nii, nüüd on 14. Ja kes meil? Vello saab ka hääletada. Nii, ma näen, et on 14. Mis tähendab, et 1 on puudu meil. Kes meil puudu on? Nii, 14 kohal. Võite hääletuse maha võtta. Milleks see maha tuleb? Nooga või? Uuesti kordad. Klikid päev. Nii, veel on 3 poolthäält üleval. Saame kõik maha. Einar, võta maha. Nii. Lugupeetud volikogu, kõigepealt vaatame päevakorra üle. Helle, palun pane meile päevakord, jaga ekraanile. Sa ei saa jagada jälle. Nüüd saad jagada. Helle, jaga palun päevakorda. Nii, volikogu päevakord on teile ette kuvatud. Kas volikogu liikmetel on päevakorra suhtes mingeid küsimusi? Kui on küsimusi, siis andke käega märku. Sama reaction sealt. Ei ole. Kas keegi nõuab päevakorra hääletamist, siis samamoodi anda käega märku. Keegi hääletamist ei nõua, sellega on päevakord kinnitatud.
ja lähme kohe päevakorraga edasi. Kõigepealt vallavanem Raul Kudre ja vallavalitsuse infominutid. Palun. Tervist ka minu poolt. Ma püüan ka siin jagada. Nii, tundub, et on näha. Pilti ka. On näha kõik, jah. Ja, alustan pihta siis, et vaatan siin kuu võrra siis tagasi, et mis juhtunud on ja mis nagu väärib rääkimist või on vajalik rääkida. Me selle aasta siis ütleme eelarve, et ta on küll veel alles mineku teel, aga siin 2,5 kuud nagu niinimetatud nagu rahalises mõistes või ütleme, et 3. kuu hakkab läbi saama ja siis tulumaksu laekumist võime öelda, et kassapõhiselt on 542 665 eurot tulnud, mis on 24,41%. Selle kuu viimane makse on tulemata planeeritust eelmise aastaga võrreldes, et tuleb nagu samas taktis, ütleme, et normaalses taktis. No natuke murelikuks teeb niisugune töötute arvu kasv ja see COVID-i teema ikkagi, aga nüüd eks ta nüüd näha siis on, et mis see endaga kaasa toob, et eelmine aasta ka oli samal ajal tekkis üks lainetus allapoole ja siis tuli ta nagu samale tasemele tagasi. No vaatame mis nüüd, et ennustamatu natuke. No maamaksu esimest makset veel ei ole, see veel tuleb ja siin veel täitmist ei ole. Põhitegevuste tuludest siis 5,4 miljonist on 929 000 täidetud, see on 17,1%. Jällegi, et kuna see nüüd on tekkepõhine raamatupidamine, siis siin on ka võib-olla väikse nihkeid sees, aga praegu on kõik okei siin ja kulude osa on siis samas suurusjärgus 917 000. Ja investeerimistegevust on ka siis 143 000 oleme teinud, et see on ka niinimetatud siis tekkepõhiline raamatupidamise alusel. Hüppan nüüd niisugune COVID-i teema juurde ja vaata, mis siis nagu meil selle praeguse seisuga nagu seis on. Et üle-eestiline pilt, et me oleme siin heleroosad ja Setomaa vallas on siis nakatumiskorda 472. See tähendab seda, et tegelikult meil on 14 päeva jooksul 15 nakatunud. Ja see pigem on meil olnud tõusutrendis, sest me olime juba sinna 200 alguse peale või 200 juures ka. Et viimaselgi päeval oli 2 nakatunud ja kuna vald ka ei tea seda, aga ma näen, kus ühel esmaspäeviti jagatakse sellist lisainfot veel, kus need nupukesed või on või need punktid, siis tegelikult Värskas on praegu ikkagi võib-olla see kõige suurem nagu kolle ja siis teised on hajutatult. Nii et ma ütleks see, et kui nagu arvestada, et meil selle 14 päeva jooksul 15 nakatunud veel juurde tuleks, siis me oleks kohe 1000 peal. Nii et ega see üks kolle võib väga palju nagu mõjutada. Rõuge on hästi suures, aga seal on ühe lasteaia kolle, kust läksid kõik lapsevanemad ja edasi ja neil on ka see number seal vist 50 juures kuskilgi natuke rohkem, et siis sellepärast nad ei saa sellest ka praegu lahti. Aga muidu nii suurt nagu nakatumist neil ka nagu mujal ei ole. Aga Terviseameti nagu arvamus oli see, et see võib-olla nii ei jää. Seesama punane ja tumepunane tuleb ka siia allapoole, nagu jõuab nagu rindena välja, aga eks nüüd siis näha on, kuidas piirangud. Meil on koolid distantsõppel nagu kogu riigis
töökorraldust me ka nagu jälgime ja tihedalt siin koolidega arutleme. See tähendab ka nagu seda siis, et lastele antakse ikkagi neti kaudu või interneti kaudu või siis Zoomi või Teamsi või mille kaudu ka kodused ülesanded, õpetajad õpetavad nagu ära ja siis on kodutööd, et kõik ei ole puhtalt nagu tunnid internetis ja ei ole ka tuimalt, et mis ei tohigi nagu olla, et antakse ainult kodutööd ja kodutööd peab siis vastama, et see on niisugune päris haridusministeerium päris pikk juba juhend nagu selleks ka nagu tehtud ja meie koolidel ma võiks öelda, et läheb nagu normaalselt ja päris hästi. Lasteaiad on avatud, kuid siis Vabariigi Valitsuse põhimõtetel lapsi saab tuua ainult nagu äärmisel vajadusel lasteaeda. Selle nädala lõpuni küll sulgesime Obinitsa lasteaia seoses töötaja haigestumisega, aga see ei ole koroona ja võib-olla siin on nüüd nagu see, et see Obinitsa piirkond on nüüd selline, kus tahetakse äkki kõiki lapsi või väga paljusid lapsi tuua siis lasteaeda, aga lasteaed on avatud ainult siis hädavajadusel ja eesliini töötajate lastele. Nii et see ei ole nagu põhimõtteliselt ei ole nagu siis ka nagu otseselt nagu avatud kõigile ja vastu võetud siis korralduste osas ma ka räägin, et kuidas me selle kohatasu teema nagu lahendasime. Siis koolides on toidupakke jagatud 3 koolis natuke nagu erinevalt, et kas nüüd suurem pakk korraga või 2 väiksemat pakki ja praegu on kõigil süsteemid selged, kokad ja sotsiaalpedagoog ja kõik tegutsevad sotsiaaltöötajad ka, nii et nagu selles mõttes koolid saavad juba ise väga hästi hakkama, et kui esimene kord pidime kõike nagu arutama ja koos tegema ja nagu juhendama, siis praegu kõik koolid juba on nagu rütmi läinud. Nii et selles mõttes, et kui pakkide suurus ja võib-olla mõni saab rohkem pakke, siis see on tingitud nagu koolide erinevast natuke lähenemist, aga põhimõte on see, et kõik kokku 1 euro päev siis paki maksumus on. Noortekeskused kaugrežiimil ja raamatukogud kontaktivabalt. Siis vallavalitsuse istungitelt, et mis me siin oleme andnud, et projekteerimistingimusi väljastanud, huvitegevustega seotud, Värska gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamine, huvitegevusega seotud avalduste rahuldamine, rahuldamata jätmine, hooldajatoetuste määramine, ehitusloa väljastamine, siis ka isikliku kasutusõigus seadme pikk 12, see on me enda maa, et seal on siis elektriautode laadimispunkti osas, et seal on need haldajad ja omanikud muutunud. Siis ka just panin siia ka, et me oleme ka lahendanud vaide otsust, et see korraldatud jäätmeveost mitte vabastamine, et vald ei vabastanud jäätmeveost, siis esitati vaie ja tegelikult siis täpsemal arutelul ja täpsemal selgitamisel, siis me oleme selle vaidega nagu rahuldanud, nii et me tegeleme ka ikkagi nende väga selgelt ka selle prügiveo vabastuste ja kõige muuga. Siis ka Setomaa valla 21. aasta toetatud spordiürituste eelarve jaotuse kinnitamine, Ilana Taarka nimelise oma kultuuripreemiate väljaandmise korraldus siis on vastu võetud. Vaba metsamaa erastamise eeltoimingute lõpetamine, see on mingi vanade asjade kokkutõmbamine ja sisuliselt lähevad riigile. Siis Setomaa valla pinnas ja kruusakattega teed on suletud. On edukaks pakkumuste edukaks tunnistatud siis ja läbi viidud hange Setomaa valla kruusateede suvine hööveldamine 21-23.
siis veel huvitegevusega, aga need on sellised väikesed summad, mis on võib-olla vastu meie korrale, et seal on 10 euro ja sellised väikesed summad. Siis siin ongi see Setomaa valla koolieelsete munitsipaal lasteasutuste lastevanemate poolt kaetava kohatasu maksmisest vabastamine perioodil siis seni, kuni on kriisiaeg Vabariigi Valitsus 11. aprillini. See tähendab siis seda, et need, kes lapsi lasteaeda ei too, need on kohatasust vabastatud ja need on ka vabastatud, kes on niinimetatud siis eesliini töötajad ja selle selgitab välja lasteaia direktorid selgitavad selle välja ja kellel on vaja, et laps on, et ta saaks tööl käia, et on vaja, et laps lasteaias. Ja need, kes võib-olla üksikud ei ole põhjendatud see lapse lasteaeda toomine, jäävad kõik kohatasu maksma, aga me ei taha neid nagu siis seaduste järgides ei tahaks neid nagu lasteaeda võtta. Siis projekteerimistingimuste väljastamine, Obinitsa jäätme ja mis siis on üks määrus ka vastu võetud, et Setomaa hooldekodu kohamaksu kinnitamine 1. maist tõuseb 720 euro peale Setomaa hooldekodu kohamaks. Nii muude osas, lumetõrje rahaline seis on halb. See, et oli väga uhke talv, meil on tegelikult ülekulu seal 34 000 ja seda me peame kindlasti teise eelarvega, lisaeelarvega siis lappima. Siis läheb lahti või on nüüd sõlmimisel, tegelikult leping on ette valmistatud ja allkirjad veel alla panemata, aga siis Mikitamäe hooldekodu ehitus, tähtaeg on 31.03.22, ehitama hakkab Aruna ehitus ja omaniku järelevalve teeb Vadestroi ja hind on siis 644 000, siin on üks mingi number puudu. Aga suurusjärk on 644 000 eurot, see on siis koos käibemaksuga. Sinna juurde siis tuleb ka lisaks veel sisustuse valik ja hankimine ja kõik muu. Aga igal juhul töö läheb käima. Siis Peremäe kooli fassaaditööd on siin alanud, et puhastatakse ja järgmisel nädalal kooliga koostöös värvivalik, et värvi ja kuidas see nagu läheb. Siis Luhamaa külakeskus oli vahepeal ka niisugune lumevangis, aga nüüd on nad lubanud jätkata, et vundamendini on siis nagu front nagu ees ja nüüd läheb seinte üles nagu lodumine ja ehitus. Mikitamäe spordiväljak samuti ootab ilmade nagu tahenemist, et seal ei saa mullatöödega varem nagu alata. Meil on töötajate nagu ka liikumine, et ühtepidi on need niisugused rõõmsad sõnumid, et 2 tükki sellest on, kes on lapsehoolduspuhkusel, muuseumi direktori ajutist asendajat otsime siin järgmise kuu lõpust ja 6 kuuks sisuliselt. Ma tunnetan, et see on väga keerukas, võib olla väga keerukas leida lühiajaliseks. Siis hooldekodu juhataja konkurss on sellises seisus, et me oleme küll nagu välja valinud, aga ootame inimese nõusolekut, et ma arvan, et see on esmaspäevaks selge. Siis lastekaitsespetsialisti valimine nagu lõppes ja tema on öelnud, et ta tuleb, ütleme, et siis hakkab tegutsema selleks, et teisest töökohast ära tulla. Ja see on Põlvast inimene, on samal ametikohal töötanud ja nagu valmis spetsialist. Siis Setomaa vallaraamatukogu, täpsemalt siis juhataja konkurss käis, et kui me kõigepealt oli suht nagu selge, et oma raamatukogu töötajate
seas saame ka raamatukogu, Setomaa vallaraamatukogu nagu juhataja siis seoses erinevate nagu põhjustega ja ka siin on tervise põhjused ka, et me ei leia, aga praeguseks on see, et uus juhataja konkurss on toimunud ja tegelikult selleks on ka valitud, et ta tegeleb ka siis sellega, et teisest töökohast nagu ära tulla. Ja Meremäe kooli direktori siis jällegi ajutine asendaja, kes on lapsehoolduspuhkuse siis ajal alustab tööd siis 5. aprillil ja see on Krista Põldaja. Nii et ja juba vist eelmine kord äkki te ka kuulsite, et sotsiaalosakonna juhataja Marika Loodus on meil siis tööl. Nii et inimesi on nagu mitmeid siis, ma ei tea, kevadist on toonud muutused siia. Nii, ja Piret küsis kohe eelnevalt kirjalikult, et ega ma nendele ei olekski osanud nagu kohe vastata, siis panin need ka kohe siia, et küsimustele vastamised, et siin pikalt on olnud Meremäe hooldekodu eelmise juhataja võlg, et mis sellest saanud on. Juhatajaga me oleme sõlminud, nagu ma olen ka varasemalt rääkinud, me oleme sõlminud nagu võlatunnistuse lepingu ja kõik, mis on vallavalitsusele tekkinud võlg, need on kõik ka nagu paberi peal nõuded nagu üleval ja kõik on nagu tõestatavad. Need summad on ta nagu tasunud. Lisaks on ka veel hooldatavate raha, küll väikses summas, 116 €, aga kõik see hooldatavate raha on sisuliselt, ta on tunnistanud seda võlga, aga see raha on põhimõtteliselt mitte väga tõestatav, et kuskilgi kapis oli ja nii edasi. Ta on head tahet näidanud üles ikkagi, et seda vähendada, aga ma ei ole väga siin ikkagi nagu lõpuni optimistlik, et kõik tagasi tuleb ja siin kohtu kaudu ja meil vallal ei ole sisuliselt võimalik seda nagu tagasi taotleda, aga me rõhume enda ühele allkirjastatud paberile. Et tegeleme sellega. Aga see võtab pikka aega, nagu te isegi näete. Nii, tänavavalgustuse renoveerimine. Koos Lauri tegi siin eeltöö ja tegin ühe sellise graafiku, et Piret küsis, et kui palju elektri kokkuhoiduga siis on nagu toimunud. Kui me siin nüüd vaatame, et see sinine graafik on siis detsember 2019 kilovatte siis kulunud ja siin all on need meil niinimetatud need tarbimiskohad. Siin Audessaare, Lüüblitsa, Pereese, Võõpsu, Mikitamaa, Allika, need on liitumispunktid, et neid on meil päris palju. Ja kui siin nüüd minna edasi, et siis see punane joon on siis jaanuar 2020 ja see on veebruar, siis need alumised oluliselt madalamad on siis nüüd detsember 2020, selleks ajaks on nüüd enamus rekonstrueeritud, mis meie nagu projekti põhiliselt. Siis te sisuliselt näete, et mitmetes kohtades on see ikkagi peaaegu nagu üle poole võrra nagu vähenenud ja siis elektrienergia tarbimine ja siis selle juures veel see, et kui alguses projektiga oli arvutatud sääst, elektrienergia sääst 62,4%, siis tegelikult peale rekonstrueerimist arvestuslik nagu on 63% ja peab nagu ka seda nagu märkima, et kui meil alguses oli valgustuspunktide arv 262, siis tegelikult nüüd on 327, et sisuliselt 60 valgustit on nagu juurde tulnud kogu üle
üle valla ja siis varasem valgusti võimsus siin oli 112, nüüd 42. Ja selle projekti juures on veel, et meil on veel 3 kuud võimalik, meil jäi natuke, kuna hange läks odavamaks, siis meil on veel võimalik olemasolevaid siis valgusteid veel vahetada ja Lauri veel tegeleb siin ühe lihthankega, et kuni seal, kus see hanke suurus võib-olla on 20-25 000 juures, et meil on võimalik veel ühe lisahankega natukene veel rohkem neid vahetada. Nii et siis loodame, et me saame päris nagu palju. See, et nüüd rahalist kokkuhoidu me ei saanud päris täpselt kohe siin võtta, sest esiteks siin me peame vaatama ka neid hindasi, osad on meil börsihinnaga, osad on meil fikseeritud hinnaga ja siin täpsemalt siis, aga igal juhul kokkuhoidu on. Tänavalgustuse alla on meil ka kõik veel nagu muud tööd, et kas seal on mingi posti sõidab keegi maha või kõiki neid asju ka. Nii, siis muid tegevusi on siin, Setomaa liit on vedanud ka kuurorti arutelusid. Ta on öelda seda, et kuningriigi arutelud on toimunud ja kuningriik toimub mitte Luhamaal sellel aastal, vaid toimub Lobatas. Ja külarahvaga on kokku saadud ja külarahvas on elevil ja seal on mitmed nagu põhjused, et ka Luhamaa ise arvas, et neil ei ole kõige parem aeg see aasta, nad on väga huvitatud järgmisel aastal tegemast. Nii et samas on siis tulemas uued kuningakülad. Plaanis on niisugune Obinitsa tööstusala arengute arutelu siin omanikega, et mis soovib või üldse, mis nagu plaanid on seal ja koostöös ja tutvustada ka seal jäätmejaama projekti, eskiis hakkab valmis saama, et tegelikult eskiis on enam-vähem nagu valmis. See siin järgmise kuu, vaatame, kuna need piirangud vähenevad, et tahaks ka koha peal nagu olla, et sellise rütmiga. Praegu käib või ütleme, et käib hindamine Kagu-Eesti spetsialistide programmi osas. Noored Setomaale veel ei ole ringsõiti tehtud ja hajaasustuste programm on ka veel siis viimase nädala vist lahti. Nii et programmid ka nagu käivad. Ja see on minu poolt kõik. Aitäh! Kas on vallavanemale küsimusi? Kui kellegi on küsimus, palun anda käega märku. Nii, ei näe küsimuse soove. Lähme edasi päevakorraga ja Võru maakonna arengustrateegia 2035+ lisa 3 tegevuskavad ja seirenäitajad. Ettekandeks sõna Aivar Nikolile. Tere päevast, austatud volikogu esimees, volikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed ja hea vallavanem. Jah, selline eelnõu on esitatud meil kõikidele maakonna omavalitsustele. Iga-aastaselt me oleme vaadanud üle tegevuskava aruande, mida me teeme tavaliselt kevadeti. Ja nüüd oleme ette võtnud siis ka tegevuskava uuendamise. Tegevuskava on varasemalt kehtestatud 4 aastaks ja see on üles ehitatud niinimetatud rulluval põhimõttel, et igal aastal peaks siis lisanduma üks uus aasta. Ja praegune kava näeb siis ette tegevusi kuni aastani 2024+. Ja suvel, kui kohalikud omavalitsused hakkasid oma arengukavasid uuendama, siis me pöördusime nii meie maakonna omavalitsuste poole kui ka peamiste partnerite poole ettepanekuga vaadata üle
tegevused, et mis tegevused on täidetud, mis tegevused on tarvilik pikendada ja vaadata üle ka need tegevused, mida praegune tegevuskava ei kajasta. Ja paralleelselt siis omavalitsuste arengukavade uuendamisega on toimunud ka siis maakonna arengustrateegia uuendamine. Pärast seda, kui omavalitsused oma arengukavad uuendasid ja need volikogudes vastu võtsid, siis oleme saanud nüüd uuendada ka lõplikult siis maakonna arengustrateegia tegevuskava. Ja sellesse siis ongi sisse viidud parandused, on välja võetud need tegevused, mis on juba teostatud, on pikendatud neid tegevusi, mida tehakse edasi, on muudetud sõnastusi vastavalt ettepanekutele, et mõned sõnastused lihtsalt on ajas täpsustunud ja on täpsustunud ka mõningad siis maksumused ja ka partnerite osa ja on juurde pandud ka siis uued tegevused. Ja omavalitsused on siis juba läbi viinud arengustrateegia avalikustamise käigus praegu olulisi ettepanekuid ei ole tulnud. Võru linna poolt komisjonid esitasid 4 ettepanekut ja 1 ettepanek on tulnud Setomaa vallalt, et lisada Obinitsa tööstusala arendamine ja need ettepanekud on siis eelnõusse sisse viidud. Selle sama eelnõu on vastu võtnud Võru linna volikogu juba ja on võtnud vastu ka Antsla vallavolikogu. Et praegu on siis Setomaa tuleb sinna Mute tuleb ette, Mute ja Moore. Menetlemine ja edasi on siis veel Rõuge ja Võru vald. Praegu ma võib-olla pikemalt ei peatuks, et me oleme ka komisjonides korra neid tegevusi ja parandusi üle vaadanud. Ja kui on küsimusi, et siis ma hea meelega nendele vastan. Aitäh. Nii, aitäh. Ja kaasettekandeks sõna Volli Röösikovile. Aitäh. Arengukomisjon oli koos Suumi keskkonnas ja meil oli ka eelkõneleja taha seal, rääkis ilusti lahti ja saigi lisatud see Obinitsa tööstuspiirkond sinna arengukavva sisse. Nii et minu ettepanek on kiita heaks arengustrateegia ja võtta vastu eelnõu määrusena. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele Aivar Nikolile või Volli Röösikovile küsimusi? Palun käega märku anda. Küsimusi ei näe. Aitäh, ettekandjad. Lugupeetud vallavolikogu, kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Palun käega märku anda. Nii, sõnavõtusoove ei näe. Siis lähme eelnõu hääletamise juurde. Raivo, palun võta oma hääletus maha. Sul on jätkuvalt hääletus peal. Vali reaktsioonide alt ja kliki uuesti selle linnukese peal, et saaks maha. Ei lase võtta minul. Ma juba Martiniga rääkisin tollest. Ei lase võtta. Sina saab võtta või ma ei tea ka. Vaatame, mis suga saab. Raivo Kunst. Varasemalt oled nagu sina selle tühendanud selle. Mul on tunne, et ma ei saa, aga pane X-i peale, ei peale. Raivo. No, ei luba panna ka või? Ta lööb kohe mul nagu mingid aknad lööb sinna ette, Mute ja Moore ja ta ei lase mul teda teha. Maha tuli ju, oota.
Ei tulnud. Ei tulnud. Kuule, Raivo, me ootame su ära, et mine välja koosolekult ja tule tagasi. Teeme siukse väikse. Raivo saab ainult poolt hääletada. Ma olen poolt, ükskõik, noh. Ma jätan oma hääle juba paika. Okei, siis arvestame sellega, et enne hääletamist on juba Raivo ettenägelikult oma hääle andnud. Natukene mul siit nüüd kadus seest ära, aga kohe saame kätte tagasi. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu määruse Võru maakonna arengustrateegia 2035+, lisa 3 tegevuskavad ja seirenäitajad. Lugupeetud volikogu liikmed, kes on selle poolt, palun siis hääletada ei või jaa, linnuke või rist. Palun kõigil hääletada. Kas kõik volikogu liikmed on hääletanud? Lõpetan hääletamise. Eelnõu poolt on 13 häält, vastuhääli ei näe. Sellega on määrus 13 poolt häälega vastu võetud. Lähme edasi päevakorra järgmise punktiga. Nii, mul kadus nüüd päevakord ära. Järgmine päevakorrapunkt on projektipõhise integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord. Ettekandeks sõna Marika Loodusele. Kõigil võtke oma hääletus ka maha. Võin siis alustada. Ja palun. Nii. Tere, lugupeetud volikogu esimees, volikogu liikmed, head kolleegid ja külalised, et minul on siis volikogu ette toodud selline eelnõu, et projektipõhise integreeritud hoolekandeteenuste osutamise kord. Ja selle korra ajalugu ulatub juba 2019. aastasse, kui volikogu andis nõusoleku osaleda Võrumaa arenduskeskuse projektis. Võrumaa arenduskeskuse poolt elluviidavas projektis vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal. See projekt pidi natukene varasemalt algama, aga kahjuks see natuke viibis ja siis nüüd see rahastamisotsus ja kõik asjad jõudsid siis. Nii et selle aasta algusest on see projekt töös. Ja kõikidest selliste ESF-i pilootprojekti puhul on oluline, et kohalik omavalitsus, mille territooriumis seda nagu piloteeritakse, et siis kehtestab oma korra selle kohta. Ja nii on ka teie ees see määrus, projektipõhise integreeritud hoolekandeteenuste osutamise kord. Et selle integreeritud hoolekandeteenuse osutamise sisu on osutada teenuseid suurema hooldusvajadusega vaimsete häiretega eakatele, kelle lähedased võib-olla selle tõttu on suurema hoolduskoormusega ja ei saa osaleda siis aktiivselt kas tööturul või siis osaleda ka Töötukassa poolt pakutavates meetmetes. Ja teenuse eesmärk
siis ongi see. Teenuse sisu on, et nendele eakatele pakutakse siis erinevaid teenuseid, et ei ole mitte puhas koduteenus, vaid sinna juurde võib-olla on vaja isikliku abistaja teenust, võib-olla on tugiisiku teenust ja mis on nagu sellise uuena nõustamisteenus ja see on valdavalt nagu selle suurenenud hoolduskoormusega eaka lähedastele, et nad mõistaksid, mis toimub neile lähedase inimesega ja et kuidas nagu selle olukorraga toime tulla. Et selleks, et sinna projekti siseneda või et seda teenust osutama saaks hakata, viiakse ennem sotsiaalosakonna poolt läbi teenusevajaduse hindamine ja siis tegevused, sisu, teenuse maht, et see siis nagu määratakse peale abivajaduse hindamist. Teenuse korraldajaks on Setomaa vallavalitsus ja osutajaks on ka Setomaa vallavalitsus ja koostööpartnerid, et selles mõttes koostööpartnerite all on just mõeldud seda nõustamisteenuse poolt, et seda nagu vallavalitsus otseselt ise ja vallavalitsuse töötajad ise ei osuta, vaid seda teenust siis nagu kasutatakse väljaspoolt meie struktuuris olevaid inimesi. Õigus seda saada on Setomaa vallas elavatel inimestel, et see on siis, kes on rahvastikuregistri järgi meie elanikud või siis, kes viibivad Setomaa vallas ja nende abivajadus jõuab kätte sel hetkel, kui nad on meie territooriumil ja kelle rahvastikuregistri andmed ei võimalda nende elukohta kindlaks määrata. Ja siis muidugi ka on see variant, et need, kes viibivad Setomaa vallas, kui nende elukoht on kusagil teises omavalitsuses, siis koos kõlastatult isiku rahvastikuregistri järgse omavalitsusega siis osutatakse teenust. Et võib-olla see võib natuke nüüd olla nagu uus, et need 2 punkti on juurde tulnud, et aga kuna tegelikult sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõte on see, et kedagi ei tohi ilma abita jätta, et kas ta on siis meie valla elanik või ei ole, abi me igal juhul osutama ja siis sai ka see ära siia märgitud. Siis taotlemine käib nii nagu tavapäraselt kõik teisedki teenused ja samamoodi on ka siis see määramine ja otsustamine samal põhimõttel nagu teiste teenustega, et 10 tööpäeva jooksul, nii nagu seda ütleb sotsiaalseadustik. Ja nii nagu ikka ka teiste teenustega on võimalik ka keelduda ja keeldumise põhjuseks on siis asjaolud, et abivajadus on kaetav teiste sotsiaalteenustega või lihtsalt hindamise tulemusena selgub, et see abivajadus ei ole põhjendatud. Kulud kaetakse vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal sellest projektist ja Setomaa valla eelarvelistest vahenditest, mis on siis kunagi nagu volikogu otsusega võetud, et selles projektis osaletakse ja eraldatakse eelarvest vahendeid, et 5000 eurot oli see tookordne otsus. Ja määrus siis jõustub tavapäraselt pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 1. aprillist 2021. Ja kehtib see kuni 31. detsembrini 2022, täpselt nii kaua nagu siis projektiperiood on. Et selline kord, palun volikogul see vastu võtta, siis me saame 1. aprillist hakata tööle nende teenuste osutamisel ja siis me saame hakata ka kasutama projektivahendeid. Me ei saa ennem projektivahendeid kasutada, kui ei ole kord vastu võetud volikogu poolt. Heaks kiidetud. Aitäh, Marika. Kaasettekandeks sõna Einar Rainakule. Jah, tervist. Kuuleme. Sotsiaalkomisjon oli ka koos, arutasime selle määruse eelnõu läbi ja leidsime ühiselt, et selle võib saata volikokku vastuvõtmiseks. Aitäh, Einar.
lugupeetud volikogu, kas teil on ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda. Ei näe ühtegi küsimust. Aitäh ettekandjatele. Lugupeetud volikogu, kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove või muudatusettepanekuid? Palun käega märku anda. Ühtegi sõnavõtusoovi ei näe. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele. Üks moment, ma vaatan, mis meil siin hääletusega on. Praegu on üks vastuhääl kuskilt juba, kellel on. Einar, palun võta oma vastuhääl maha. Ai, jah. Enne hääletamist teen puhtaks. Ja vaatan, Raivo on ka oma hääle maha saanud. Mina on poolt hääle. No. Nii, okei. Nii. Ei, kellelgi on nüüd poolt hääl. Einar, sa panid, kliki uuesti selle poolt hääle peal. Saad selle ka maha. Ma ennetasin nüüd. Ennetasid nüüd või? Okei, jäta siis sisse, kui ennetasid. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu määruse projektipõhise integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord, kes on selle poolt või vastu. Palun hääletada. Rein, pane mikrofon sisse. Reinul hääl ära. Sulgen hääletamise. Määruse poolt on 13 häält antud, vastuhääl ei ole, sellega on määrus 13 häälega vastu võetud. Aitäh, kustutage oma hääletustulemused. Nii, lähme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Setomaa vallas korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord. Esimene lugemine, ettekandeks sõna Ulvi Ooperile, palun. Tere päevast, austatud volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed. Vabandan tänase heli kvaliteedi pärast minu poolt, et kevadised tuuled on jätnud enda jälje. Setomaa vallas on enamik elamuid ehitatud 20. sajandil või varem. Korterelamuid pole 21. sajandil piirkonda ehitatud. Juurde on ehitatud eramuid ning rekonstrueeritud on vanu talumaju. Setomaa vallavalitsus valla arengukava üldise strateegilise eesmärgi kohaselt on Setomaa valla eluasemefond ja kommunaalteenused 2029. aastaks keskkonnasäästlikud ja kvaliteetsed ning vastavad elanike vajadustele. Selle eesmärgi täitmiseks või elluviimiseks Setomaa vallavalitsus toetada kortermajade ja eramute energiasäästlikumaks muutmist ja rekonstrueerimist. Selleks on Setomaa valla 2021. aasta eelarvesse planeeritud vahendeid 5000 eurot. Käesoleva määruse Setomaa valla korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord eesmärk on soodustada korterelamute rekonstrueerimist ja energiatõhusaks muutmist.
Toetuse andmise põhimõtted. Toetust antakse KredEx toetusmeetme korterelamute rekonstrueerimise toetamise kaasfinantseeringuks. Toetust saab taotleda korteriühistu eelarveaasta kestel ja taotlusi finantseeritakse eelarveliste vahendite olemasolul. Toetust saab küsida kuni 5000 eurot eelarveaasta jooksul. Taotluseks oleks, mis tuleb Setomaa vallavalitsusele esitada, on koopia KredEx taotlusvormist ning ka KredEx positiivne rahastusotsus. Taotlusi menetleb Setomaa vallavalitsus ja toetuslepingu kasutamise või rahastuse kasutamiseks sõlmitakse toetusleping. See on siis põhimõtted, mis me oleme vallavalitsuse poolt välja töötanud ja teen ettepaneku Setomaa vallas korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord määrus suunata esimesele lugemisele. Aitäh! Aitäh, Ulvi! Ja kaasettekandeks oli meil sõna Raivol, jah? Jah, tere! Et põhimõtteliselt sai, kuna asi tuli veidikene hilja välja, on saadetud ta komisjoni liikmetele tutvumiseks. Komisjoni liikmed on tutvunud, tagasiside mul on olemas seal. Küsimusi praegu nagu on ja siis ongi nagu ettepanek, et läheb teisele lugemisele. Aitäh! Lugupeetud volikogu liikmed, kas on ettekandjatele küsimusi? Kui on küsimusi, palun käega märku anda. Näen Oleg Kostöökov. Palun küsi. Tervist kõigile. Nagu nii komisjonis veel arutame, aga ma juba küsin ette, et juhul, kui näiteks on seal 2 ühistut või 3 saanud sellise et saavad taotleda, ütleme läbi KredExi või siis vastupidi, et ei ole ühtegi taotlejat, et KredExi käest on selle rohelise tee saanud, et kas siis ka näiteks saab taotleda, oletame seal uksevahetusest või kas on selliseid mõtteid olnud? Aitüma! Aitäh! Kes vastab? Ilmselt Ulvi? Jah, me oleme arutanud, et võib juhtuda, et ei tule ühtegi taotlust, võib tulla mitu taotlust, aga kui me ei seo seda KredEx kaasfinantseeringuga, siis me peaksime välja töötama täiesti uue korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimuse ja korra, välja töötama eraldi hindamiskriteeriumid, eraldi välja töötama taotlusvormid, seda peab menetlema eraldi hindamiskomisjon sarnaselt nagu siis programm Noored Setomaale, Kagu-Eesti spetsialistid, et hetkel siduda see KredEx kaasfinantseeringuga tundub meile kõige mõistlikum lahendus. Aitäh! Oleg, ole hea, lase käsi alla. Kas volikogu liikmetel on veel küsimusi või on Oleg sul teine küsimus? Ei ole. Ei ole, aitüma. Kas kellelgi on veel küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjatele, lugupeetud volikogu liikmed. Kas on sõnavõtusoove või muudatusettepanekuid? Kõigepealt võtaks siis endale sõna, et kindlasti on tegemist vägagi mõistliku ja vajaliku eelnõuga, aga praegusel hetkel on üks nõrk koht, millele ka Oleg juhtis tegelikult tähelepanu ja ma olekski tahtnud ka seda küsida, aga juba Oleg küsis, aga nimelt peaks nüüd enne vastuvõtmist täpselt lahti kirjutama ikkagi selle taotluste hindamise korra. Et
kuidas rahuldatakse taotlusi, kui neid on rohkem kui näiteks eelarves vahendeid. Et kas see on siis vastavalt laekumistele, et kes see saab kuni finantside ammendumiseni toetust või on seal mingi muu mehhanism välja mõeldud vastavalt siis, ma ei tea, KredExi hindamispunktidele või kuidagi selliselt, aga kuna ma saan aru, et tegemist on nii-öelda aasta läbi avatud vooruga sisuliselt, et siis on ilmselt õige see ära määrata ka määruses, et taotlusi rahuldatakse või otsuseid tehakse laekumise järjekorrasse, kui vahendid on eelarvesse aastal otsas, et siis enam positiivseid otsuseid ei tehta ja asi siis lükkub kas järgmisse aastasse või siis 1. jaanuaril on kõik taotlejad, kel esimesel aastaminutil kõik saadavad meile hoolega, et saada esimeseks. Nii, et see oli minu ettepanek, et jah, lahendada see taotluste hindamise küsimusega. Kas volikogu liikmetel on veel sõnavõtusoove? Rohkem sõnavõtusoove ei näe. Lugupeetud volikogu, kuna oli nii valitsuse poolt kui komisjoni poolt ettepanek, et täna seda mitte vastu võtta, seda määrust teha täna esimene lugemine ja saata teisele lugemisele, et vastuväiteid ei ole, keegi nüüd hääletamist ei nõua, siis on määrus saadetud teisele lugemisele. Aitäh! Lähme edasi meie päevakorraga. Järgmine päevakorrapunkt on ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Sõna Erika Joonasele. Tere! Lugupeetud volikogu esimees, vallavolikogu liikmed ja vallavalitsuse liikmed. Ma loodan, et mind on hästi kuulda. Esiteks kasutan võimaluse praegu ära, et mul mikrofon lahti, siis ma tänan kogu volikogu ees ühte volikogu liiget, kes on olnud suureks abiks mulle. Ja Svetlana, jutt käib sinust, et sa aitasid siis valmistute kasutamise korra tõlkida vene keelde. Minu jaoks oli see Mission Impossible. Ja Svetlana tegi selle töö kiiresti ja professionaalselt, et suur tänu sulle veel kord. Ja, aga nüüd siis eelnõu juurde. Väike-Pruntova külas on peremehetu ehitis, mille peremehetuks hõivamise menetluse algatas Setomaa vallavalitsus detsembrikuus. Teade avaldati ametlikes teadaannetes ja valla ajalehes ning ka valla veebilehel. Vastuväidete esitamiseks antud tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet ei esitatud ning täna ongi siis teie ees eelnõu, millega palun lugeda tuvastatuks Pruntova külas asuv elamu, mis kuulus siis viimasena Aarne Johannes Lugale ja siis ehitis võtta arvele Setomaa valla omandina. Ja lisas on siis näha selle ehitise asukoht ka plaanil. Aitäh! Aitäh, Erika! Kaasettekandeks sõna Volli Röösikovile. Aitäh! Arengukomisjon on tutvunud selle eelnõuga ja meie ühine seisukoht on, et eelnõu vastu võtta otsusena. Aitäh, Volli! Lugupeetud volikogu, kas on ettekandjatele küsimusi? Palun käega märku anda.
Agno, ole hea. Ettekandja, me oleme varem võtnud neid otsuseid vastu, hulgimed, et kuidas nendega nüüd edasi on seis, näiteks Meremäe need garaažid või need, et kuidas nüüd nendega olukord on, kaugel nüüd on, mis siis edasi saab nendest? Aitäh, Agno, aga see nagu otseselt ei puudutanud antud päevakorrapunkti, et ma sõnastan su küsimuse siis ümber, et mis saab sellest varast, mida me täna otsustame edasi tulevikus? Kes vastab? Erika. Kas ma võin vastata siis? No, enamus nendest peremehetutest ehitistest, mis valla omandisse arvele on võetud, oleme me korraldanud enampakkumisi, et need siis maha müüa, et neile saada omanik. Mitmed enampakkumised on ka õnnestunud, aga on ka jätkuvalt selliseid, mis on korduvalt pakkumises olnud ja nüüd me mõtlesime pidada väikest vahet, et siis ajastada see niiviisi, et oleks teade Setomaa lehes, et võimalikult paljudele see jõuaks teade kohale ja ikkagi jätkuvalt pakume neid enampakkumisele. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on veel ettekandjatele küsimusi? Agno, tahad sa veel täpsustada? Ei, aitäh. Nii, rohkem küsimusi ei näe, lugupeetud volikogu liikmed. Enne veel tänan ettekandjaid. Aitäh. Volikogu liikmed, kas on kellelgi sõnavõtu soove või muudatusettepanekuid? Ei näe. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse ehitise peremehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. Palun volikogu liikmetel hääletada. Ja. Lugupeetud volikogu liikmed, sulgen kohe hääletamise. Volikogu otsuse poolt hääletas 13 volikogu liiget, vastuhääli ei ole antud. Sellega on volikogu otsus 13 häälega vastu võetud. Aitäh. Võtke oma hääletus nüüd maha. Järgmine päevakorrapunkt on vallavalitsuse koosseisu muutmine ja palun ettekandeks sõna Raul Kudrele. Ja, et eelnõu kuvatakse ekraanile ja vallavanemana olen jätkuvalt hoidnud seda sama esialgset põhimõtet, et vallavalitsuse liikmed on spetsialistid ja ametnikud, kes vastutavad siis oma valdkonna eest ja eelnevalt oli siis see, et sotsiaalosakonna juhataja Merike Teen lahkus töölt, siis ka oli teie poolt väljaarvamine või ütleme, et vallavalitsuse liikmete nimistust ja nüüd on siis ettepanek, et nimetada sotsiaalosakonna juhataja Marika Loodus vallavalitsuse liikmeks. Ega mul rohkem põhjendusi või ei olegi. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on ettekandjale küsimusi? Ühtegi küsimust ei näe. Aitäh, Raul. Kas volikogu liikmed soovivad sõna?
Sõnavõtusoove ka ei näe. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse vallavalitsuse koosseisu muutmine. Palun hääletada. Lugupeetud volikogu, lõpetan kohe hääletuse. Antud otsuse poolt hääletas 13 vallavolikogu liiget, vastuhääli pole antud, sellega on otsus 13 häälega vastu võetud. Aitäh, võtke oma hääletusse maha. Lugupeetud volikogu, kas volikogu liikmetel on mingeid avaldusi, sõnavõtusoove? Ei näe, sellega on ka see päevakorrapunkt läbi ja volikoguga on praegusel hetkel niimoodi, et järgmine volikogu toimub nagu ikka järgmise kuu viimasel neljapäeval, milleks on meil siis, mis meil siin on, viimane neljapäev 29. aprillil ja vastavalt sellele siis volikogu eesseisus 23. aprillil. Seda juhul, kui midagi siin ei muutu ja kõik läheb plaanipäraselt. Ilmselt on ka järgmine volikogu istung Zoomi keskkonnas, sest praegused COVID-i näitajad ilmselt ei võimalda ka järgmine kuu veel teha kontaktvolikogu. Aitäh kõigile osalemast ja kohtume jälle järgmine kord Zoomis. Aitäh kõigile! Aitäh, nägemist!